Nad ise kutsuvad end bandiitideks või põrguingliteks. Mujal maailmas saadab neid tihti kriminaalne aura. On need nahktagides pikajuukselised mehepojad pelgalt tsiklientusiastid, nagu nad ise väidavad, või ohtlik kuritegelik organisatsioon, nagu kardab politsei. Nii Hells Angels kui Bandidos on tihedalt seotud ebaseadusliku tegevus. Tämmöistä siirtymistä täältä Suomen suunnasta, eli pohjoisen suunnasta, sinne on tapahtunut ja tapahtumassa. Näiden kavereiden kanssa ei paljon tekemisissä kannata olla. Ei ole mõtet ju siukseid eelarvamusi küll süvendama hakata. Kui maailma 2 kõige kurikuulsamat motojõuku 90ndate teisel poolel Soome laienesid, hakkas kriminaalset juhtuma. Gängide vahelised arvete klaarimised tipnesid heal juhul baarikaklustega, kuid ei olnud harvad ka juhud, kui kuriteopaigale oli tarvis laiba autot. Ja kui uskuda Soome keskkriminaalpolitseid, siis on needsamad gängid juba õige pea Eestis. Tässä tietysti taustalla on nimenomaan tämmöisen oman reviirin, oman vaikutusvallan lisääminen sillä Eestin alueella. Ja merkittävä asia tietysti on se, että kun tämmöinen rikollisjengi on siirtymässä toiseen maahan, niin siellä meidän näkemyksen mukaan se toiminta-ajatus on nimenomaan rikollisen toiminnan levittäminen heidän toimialueellaan niin sinne toiseen maahan. Soome keskkriminaalpolitsei uurija Tapio Kalliokoski ütleb, et Bandidos ja Hells Angels ei tule üle lahe sugugi sõbralike plaanidega. Seda kinnitavad ka põhjanaabrite senine kogemus. No kyllä meidän näkökulma on selkeästi se, että kun ajatellaan historiatietoa ja sitä, mitä täällä kokemuksia esimerkiksi Suomessa on ollut, niin esimerkiksi juuri varmaan 6-70% meidän kovista huumausainerikostapauksista, mitä meillä täällä Suomessa on, niin niillä näyttäisi olevan kytkentöjä näihin koviin jengeihin. No kyllä molempien taustalta löytyy rikollisuutta, jos katsoo ihan pelkkiä faktoja. Niiden jengin jäseniä on tuomittu rikollisina ja niitä pidetään rikollisina moottoripyöräjenginä molempina. Telekanali MTV3 ajakirjanik Jarkko Sibile käsitles motojõukude teemat aktiivselt just 90ndatel, kui bandiidid ja põrguinglid Taani ja Rootsi kaudu laienesid Soome. Tollaseid aegu iseloomustasid verised kokkupõrked ja tihedad matused. Silloin kun ne jengit tuli 90-luvun alussa Suomeen, niin käytiin tällaista niin kuin reviiritaistelua, joka oikeastaan se lähti Tanskasta. Puhutaan tällaista suuresta pohjoismaista jengisodasta. Tanskassa ammuttiin ihmisiä, Norjassa ammuttiin, Ruotsissa ja myös Suomessa tapettiin. Se oli tällainen iso väkivallan aalto, joka oli täällä. Sen jälkeen niin ollut pienempiä kahakoita, mutta ei sellaisia niin kuin isoja henkirikosjuttuja tai ainakaan monta. Eli jossakin vaiheessa kokemuksen mukaan ollaan siinä tilanteessa, että syntyy tämmöinen jengien välinen konflikti, jossa sitten käytetään useimmiten hyvin koviakin otteita, ammuskelua ja vahingot on sitten sen mukaisia. Ja tämä on niin kuin se alue, josta tietysti kaikkien yhteiskunnan pitää olla niin kuin huolissaan. Kuid mismoodi näeb siis välja illegaalse mainega klubide Eestisse tulek? Motomaailmas kehtivad oma kindlad liitumisreeglid. See on võib-olla mõneti meelevaldne võrdlus, aga mingil määral meenutab klubide omavahelist läbikäimist selline noorte armunute kuramaas. Kõigepealt on sõbrafaas, seejärel tuleb kaasajõlkumise ehk hängimise staadium ja kui kõik nõudmised on täidetud, pannakse leivad ühte kappi. Esimene aste on sõprus, teine aste siis tehakse ettepanek hakata hängima. See juba siis seob inimese klubiga, ehkki tal ei ole hängaroundina õigust siseneda klubi hoonesse. Järgmine siis hääletusega ülendatakse ta siis klubi kandidaadiks ja siis hääletusega ka klubi täisliikmeks. Siim Holvandus on Tartu ajakirjanik, kes on kirjutanud ja tõlkinud mitmeid raamatuid motoklubide ajaloost. Holvandus ütleb, et on vaid aja küsimus, mil põrguinglid ja bandiidid Maarjamaal kanda kinnitavad. Tee on kõigil avatud.
kui keegi tahab nüüd ennast kuulutada ühe või teise suure klubi support-klubiks, toetusklubiks, siis tuleb sellest teada anda, tulevad inimesed kohale, vaatavad asja üle. Eestis on hetkel 2 klubi, kes maailma kurikuulsamate motojõukudega on koostööd alustanud. League MC ehk liiga on sõprussuhete staadiumis põrgu inglitega. Mercenaries MC ehk palgasõdurid on saavutanud aga ametliku kaasajõlkujate staatuse bandidostega. Seda kinnitab ka bandidoste ülemaailmne koduleht, kus Eesti motoklubi tähistab selle aasta märtsis oma esimest sammu täisliikmeks saamisel. Kuid Eesti politsei hoiatab, et bandidoste ja Hells Angelsite laienemise taga pole muud kui ilmselge kuritegeliku võrgustiku loomine üle maailma. Just nimelt ta ongi selles mõttes kuritegelik võrgustik ja organiseeritud kuritegevus ja ka sellega on seotud see täisliikmeks saamisel eelnev mitmeetapiline protsess, et tagada seda, et need, kes saavad täisliikmeks, oleksid kindlasti siis nii-öelda kontrollitud taustaga usaldusväärsed inimesed, et see võrgustik ei kaotaks oma tugevust. Kun joku jengi on siirtynyt toiseen maahan, niin sen toiminta ei ole koskaan kutistunut. Se on aina lähtenyt leviämään ja kasvamaan siellä ja laajentumaan. Kas me võime väita, et Mercenaries motoklubil on mingisugused kuritegelikud plaanid? Vähemalt nende väljanägemise ja märkide keele järgi võib seda küll järeldada. Et konkreetsete motoklubideni jõuda ja ka nende käest kommentaari küsida, pidi pealtnägija läbi sõitma nii Tartu, Tallinna kui Helsingi. Tegelikult on kõik tsikliklubid väga kinnised organisatsioonid, mis on üheti põhjendatud ka sellest, et retseptsioon, ühesõnaga nende tegevuse kajastamine ei ole alati olnud autentne. Et see on alati olnud kallutatud ja tänu sellele annavad hästi vähe intervjuusid ja praktiliselt outsideritega üldse ei suhtle. Aga mis tähendab ei suhtle outsideritega? Motomaailma kinnise, et mitte öelda kriminaalse klanni kuvandit toetab ka klubide peakorterite asukoht. Näiteks siin Soomes on bandidoste staap kuskil keset Angaare Helsingi Agulis. Suletud raudukse taga uksekella lastes tundub, just kui maja oleks maha jäetud. Kuid mõni minut hiljem lükkub uks praokile. Hei, hetken, andeksi. Hei, sorry, ma olen Eestin televisiosta. Me edastame palve kohtuda bandidoste Soome bossiga, kuid meid saadetakse põhimõtteliselt Eestisse tagasi. Siit Soome bandidoste juurest öeldi, et mingisugused kommentaare jagata, võtke ühendust Mercenaries motoklubiga. Nüüd me oleme siis Tallinnas ja siin Varese tänaval asub Mercenaries motoklubi peakorter. Palgasõdurite kohtumispaik asub endise kurikuulsa lõbumaja ruumides. Laseme värava taga kella, kuid ka need uksed jäävad meile suletuks. Saadame klubile e-kirja, millele saabub vastus 5 tööpäeva hiljem. Tegu on puhtalt inimestega, kes armastavad mootorrattaid ja austavad üksteist. See, et kriminaalsed jõugud Eestis kanda kinnitavad või kinnitasid, ei puutu meisse ja seetõttu ei saa seda ka kommenteerida. Ka põrguinglitega ametlikult sõbrustav League motoklubi, kelle kogunemiskoht asub siinsamas Juhkentali tänavas, keeldub viisakalt kommentaaridest. Nende esindaja ütles pealtnägijale, et hei, me oleme lihtsalt tavalised, sõbralikud kutid, aga mingit informatsiooni me ei jaga. Selles mõttes on nüüd aega olnud ka mõelda selle peale ja kui aus olla, siis ei näe põhjust, et nagu peaks seda internet tegema väga lihtsal põhjusel, kuna see oleks nagu selles mõttes, et võõraste sulgedega ehtida, et me oleme Liiga MC, me ei ole ei kandidaatklubi ega me ei esinda Hells Angelsit ega selles suhtes. Me oleme sõprusklubi. Ainsana on motomeeste nimel valmis sõna võtma Eesti mootorrattaklubide ühenduse president Aare Kõuts, kes peab Tartus Treffi pubi.
Coach ütleb, et kogu teema on meedias üle paisutatud ja kriminaalsetest gängidest ei ole juttugi. Siin võtame ükskõik mis tavaorganisatsiooni või mingi ametkonna või kui seal inimesega juhtub midagi, ta on seadust rikkunud ja ta mõistetakse süüdi, siis tegelikult see ametkond ju ei ole tervenesti siis nagu kuritegelik organisatsioon. Mootorrattarid on täitsa tavalised inimesed, nagu me kõik. Mootorrattarite seas on arste, õpetajaid, poliitikuid, luuletajaid, lauljaid, kultuuritegelasi. Ei ole inimest, kes sinna ridadesse ei kuula enam. See tähendab, me oleme tavalised inimesed tegelikult. Kuid faktid ei toeta motopresident Coachi juttu. Päris tavalised inimesed ikka vist ei aja asju endises spordumajas, mille vastu on ka politseil kõrgendatud huvi. Tänavu septembris korraldas Põhja prefektuuri narkotalitus siinsamas läbiotsimise ning vahistas ühe Mercenaries motoklubi väidetava juhtfiguuri. Mehele esitati kahtlustus suures koguses narkootikumide käitlemises. Politsei eesmärk ei ole kahtlemata mitte tagakiusata motorklubisid, vaid kui isikud, kes on seotud nende motorklubidega, on seotud ka illegaalse tegevusega, näiteks narkoäriga, siis kahtlemata politsei teeb kõik oma tavalised toimingud, mida ta teeb ka teiste inimeste puhul. Absoluutselt kõik pealtnägija küsitletud motomehed taovad täpselt ühte ja sama rauda. Nad rõhutavad, et nad on täiesti tavalised, sõbralikud motokutid, kellel pole mitte midagi varjata. Ja kui mõni must lammas nende tiimi on ka sattunud, siis on see puhas juhus. Politsei aga leiab, et see on pelgalt kavalasti ehitatud fassaad, mille varjus keskeale lähenevad tsiklientusiastid kuritegeliku võrku punuvad. Nende selline kattetegevus, kui ma nii võin väljenduda, siis on päris tugev selles mõttes, et nad üritavad oma seda negatiivset sisu või seda kuritegelikku sisu katta sellise hea ja parema poolega, et jätta endast siiski muljet kui tegelikult headest inimestest, kellele on täiesti liiga tehtud põhjendamatult. Nii et selle fassaadi varjus võib-olla kõik ei olegi väga puhtad poisid. Kui vaadata väga pikka ja väga laia kogemust mujal maailmas, siis kahjuks küll. Eelkõige on ka niiviisi, et sealt Soomest ei tule ükski kamp siia. Pigem sõidame mootorratastega, käime üritustel. See on fun, see on hea, see on meie hobi. Me ei tegele kuritegevusega. Kui neil midagi peita ei oleks, siis võiks nägu ka näidata.